sõbrad, me isegi ei hakka midagi täna ütlema kohe, me lihtsalt laseme ekraanil rääkida ja audiol. Väga õige lähenemine. Kuulame palun kõik. Vaikust. No sa mõtled, mis ma küll siin villas teen? No kuula nüüd hoolega, sest see informatsioon muudab Eesti reality saadete maastiku ja ka sinu elu täielikult pea peale. Hetkel minu selja taga näed sa Vahemere äärselt luksuslikku villad, mis võib olla kodus 3 nädalaks just sinule või kõikidele teistele välja valitud osalejatele. Kõik osalejad, kes välja valitakse, lennutame Vahemere äärde ja kõik nad elavad ja puhkavad siin villas 3 nädalat täiesti tasuta kõikide võimalike hüvedega, mida sa võiksid ette kujutada. Kui sa oled valmis osa võtma Eesti kõige eksklusiivsemast realitist, et lennata oma elu reisile, et täiega lõbutseda või koguni leida enda elu armastus, siis valik on sinu. Puhkus koos kaunite inimestega Bänger villas ei ole veel kõik. Lisaks on võitjale välja pandud auhinna raha, milleks on ulmelised 30 000 eurot. Meie igatahes oleme valmis ja usume, et peale selle klipi vaatamist oled ka sina. Registreerimise ankeedile jääd meie sotsiaalmeedia kanalitest, saada meile oma osalemise soov ja kohtume siin päikese all selles unustamatus villas. No, sõbrad, see on tõsi. Me teeme oma fucking reality saate. Sõber, mul on küsimus, et millega me tegeleme? Kas sa saad aru, ühesõnaga Andrei, me võtame nüüd selle juppideks lahti siin täna. Mida sa siit videost kuulsid? Kust isegi alustada või? Kust alustada või? Mida ma siin villas teen? No, ütleme nii. Kui sa mõtled, mida ma siin villas teen? See pöörab sinu elu kui ka Eesti reality saadete maastiku täielikult pea peale. Pea peale ja nii see on. Ühesõnaga sõbrad, jah, me teeme oma reality saate ja lihtsalt kohe, kui sa mõtled, et davai, kõik see info, mis sa praegu siin kuulsid, sa mõtled, et kurat, et tahaks suvel midagi ägedat teha. Võiks raha ka võita. Ja, Andrei. Aga mis kõige tähtsam? Võib-olla sa leiad fucking armastuse. Võib-olla. Tegelikult see on reaalne. Jah. Aga ma mõtleks selle peale, et tal on fucking 30 000. Oota, kui sa läksid reality'sse, siis sa valiksid raha over armastus või? Kurat, ma ei saa seda öelda, vaata, sellepärast, et sa kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Aga esimene prioriteet oleks raha. Oleks 30 kilo, ma arvan. Aga siis tuled sinna, siis vaatad, et kurat ikka päris ilus truuk ja klapite ja sobite ja võib-olla on see future wife ja nagu, wife'i material. Siukses realities täiesti vabalt, nagu täiesti vabalt. Nendes eelmistes, mis kunagi on tehtud, no pigem ma kahtlen. Aga selles mõttes kõik klapib, Andrei. Sa lähed sinna villasse ja nagu kõik asjad lähevad omavahel kokku. See rahasummas, võidetav rahasumma, see villa, Vahemeri, see villa, see vaade. Kohe me veits ikkagist seletame lahti teile kõik selle asja. Aga mine siis tulevillasse.ee, täida seal ankeet ära. Tegelikult ma arvan, me võiks ise ka seda teha. Näitame ette rahvale, äkki. Äkki kuidas seda teha? Ja Andrei, siin võib juhtuda see, et vaata, sa paned praegu siin ilmselgelt vist, kas sa ise ennast kirja paned ilmselt minu seal nüüd kirja enne, registreerid mind sinna ära ja siis juhtub see, et Andrei, et võib-olla ma olen see jokker. Viimasel nädalal. Kas sa juba spoilid kõike lihtsalt? Ühesõnaga sõbrad, mine tulevillasse.ee ja siis sind võtab vastu selline kiri nagu osale Eesti kõige eksklusiivsemas tõsielu saates ja võida 30 000 eurot. No vau, ma tahaks ise juba ennast kirja panna, aga paneme siis. Kandideeri villasse. Saadame Eesti vallalised noored 3 nädalaks Vahemere äärsesse villasse, et võtta osa Eesti kõige eksklusiivsemast tõsielu saatest. Filmimine toimub sel suvel, registreerimiseks täida alloleva ankeet. No paneme siia kirja siis. Robin Valting. Vanus 24. Suund 25, nagu talle rääkis. Sugu, mees, pilt endast. Paneme pildi ka minust. Äkki sul on arvates mõni pilt? Vaatame. Äkki on midagi head? Võib-olla on. Kohe paneme siia midagi siis. Vaha mingi suva pildi praegu. Pane. Vaame eks selle pildi, vahet ole, mis iganes, ma ei teagi, mis pilt see on. Telefoninumber,
ma juba hakkasin ütlema. Reaalselt pange kirja juba. Reaalselt neid telefoninumbreid või kuskil oleme välja jagada. Kui palju pränke oleme saanud, sest õudne. Mul on ühes kohas kuskil telefoninumber olemas. Siiamaani kahetsen. Ma ütlen teile kõigile, kus te saate seda vaadata, kui te tahate. Ei, ära ütle. Fuck off. Reaalselt ole vait. Aga ühesõnaga Robin Valting. Noh, muidugi eksi kirjutades ka. Ära L-tähte muidugi pane sinna vahele. Super. Nii. Instagram. Robin Valting. Jaa. Ei. Jaa. TikTok. Robin Valting. TikTok. Robin Valting. Robin Valting. Jah. Kinnitan, et olen tutvunud ja nõustunud Cashew privaatsus. Sõbrad, kuidas lugeda privaatsuspoliitikat? Sa ei loe seda, sa lihtsalt paned kinnitad. See on väga aus. Kinnitan, et ankeedi olen täitnud mina ise ja olen küll. Aga kes siis veel? Ja registreeru ja olemas. Ja nii lihtne ongi. Ja vot selle pealt, sõbrad, me võtamegi teid castingule. Ja oota, Andrei, siin ongi. Meil on fucking casting. Meil on casting. Ja mitte võib-olla ainult üks. Ma arvan, see tuleb päris hullna. Sest et nii palju, kui ma tean, kui palju on inimesed teistes saatesse kandideerinud, siis ikkagist me loodame vähemalt, et tuleb päris palju. No. Ma arvan, et kõik eeldused selleks on loodud, et kandideerijaid oleks nagu päris palju. Sõbrad, minge siis tulevillasse.ee, kui te tahate sellist võib-olla oma elu parimat seiklust veeta või? Võib niimoodi öelda. Ma arvan, et Andrei võib. Ja võib-olla nagu, lähme siis natuke sinna tagamaadesse ka. Jaa, lähme siis, kust üldse me... No selles mõttes, et kuidas me siia sattusime nüüd? Ütleme nii, et me ei räägi veel sellest, et kus see toimub. Me ei räägi ja mitte kellelegi veel seda, et mis selle saate nimi on. Aga me käisime siin eelmine nädal väiksel reisil. Ja läksime sinna 4. Ei, tegelikult ma isegi alustaks sellest, et nagu, kuidas üldse me nagu oleme nüüd siin, et me tegime just mingi promoklipi villale, vaata. Ja siis kust meil tuli nagu selline idee üldse nagu sellist asja teha. No. Aga tahad nii kaugele minna? Ma võib-olla räägiks. No räägime. See läheb siis tegelikult aegadesse, Dominikaani aegadesse, nagu siin teisest episoodist te kuulsite, siis Dominikaani suhtes nii mõndagi. No. Ja Dominikaan on täiesti vägev place. No. Aga tekibki nüüd Andreiga tegelikult ka see küsimus, et mõtle, kõik nagu head asjad juhtuvad siis, kui me oleme alati reisil. Vot minu viimased 1,5 aastat on täpselt see olnud. No. Kuidas see on fucking võimalik? Ma ei tea, reisk. Kõik nagu ongi see, et sa oled puhkusel, poisid on koos, mõtleme, mingid asjad jooksavad kokku. Elu käib kuidagi või nagu sul on nagu chill seal. Aega mõelda, et kuule fucking teeme oma reality. Siin sa nagu teed lihtsalt vaata tööd ja siis kuidagi nagu läheb, jah. Aga seal on kuidagi vabam ja mõnusam. Ja see nagu meil tuli Dominikaanis idee, käisime jooksmas ja siis seal olid igasugused villad, seal oligi villa, mingid numbritega. Ja siis mõtlesime, et kurat, et mingisugune päris äge oleks ikkagist, see oleks päris hea reality, mingi saate nimi ala villa pluss mingi number. Ja siis see oli nagu mõte mingi, ma rääkisin ka paarile inimesele, et kui oleks küll hea, päris äge vaata. Siis pärast kuidagi ühele inimesele rääkis, teisele inimesele rääkis, kolmandale inimesele rääkis, et kolmas oli mingi, kuule, tegelikult päris aus, tegelikult võiks ju vaata, et võiksime natuke midagi muuta siin Eesti selles maastikus ka. Siis ütlesime 4., 5. ja 6. inimeseni ja siis oli 7. inimene, kes oli mingi, et oota, mis täpsemalt siis on, oota. Mõtlesime korraks süke idee ja veits läks coin'i ja mis iganes on. Siis ta mingi, et kuule, aga teeme ära vaata, päris pull on. Okei. Tavai. Aga see nagu ei tunnud ikkagi reaalne too hetk. Ma mäletan seda õhtut ka, ma ütlesin, et kuule pane muugama. Tüüp on okei. Teeme ära. Ei, reaalselt oligi, siis ma mingi, nagu, kas oled sa kindel? Ja siis ma mingi, davai, teeme muidugi ära. Ma mingi, okei, davai, siis hakkasime uurima, mis ja kuidas ja kus. Ja siis oli mingi hetk oli nagu tegelikult oli suht rahulik või nagu süke, et nagu, et midagi väga ei liikunud. Aga järsku nagu mingisugune. Käis niimoodi, et davai, me nüüd lähme ärireisile. Ja siis
nagu reaalselt. me saime lennujaamas kokku pintsakud seljas. Okei, päris nii ei olnud. Me ütlesime küll, me läheme ärireisile, vaata, aga. Ja Andrei ütles, ma ei tule, kui pintsakud seljas ei ole. No the fuck. Mis asi on economy class, esiteks? Ma isegi ei tea, mis see tähendab, Andrei. Mul on vaja tõlkimist sellele. Oled sa kunagi käinud selle? Ma ei ole seal käinud mitte kunagi. Minu arust vaata, kui sa nagu, äkki see on see, vaata, kui sa pannakse mingid kardinad ette, see on need, kes seal tagapool on, need on need, see on economy class. Ei ole kunagi näinud seal. Ja ma ei julge piilata. Tundub nagu hästi huvitav ja siuke nagu nõme koht. Ma ei tahaks nagu sinna. Kas nad süüa ka saavad? Ma ei usu. Vee eest peavad maksma. Ikka. Ma olen harjunud ikkagi vaata seal, kus sa ennast paned pikali vaata ja sul on see suur telekas seal ees. Ja sul on mingid istmed, siuksed pehmed vajud sisse sinna. Ja ma olen harjunud niimoodi lendama, ma ei ole sinna taha pole näinud. No ühesõnaga, kõik te vaesed, kes te kuulate meid. Ei, tegelikult oli see, et see reis juhtus nagu suht nagu siuke, noh, kuidagi väga järsku tuli, et oli idee ja järsku oli nüüd, tavai, nüüd on minek ja nüüd peame actually nagu toimetama. Ja siis oligi, mingi hetk me avastasime ennast lennujaamast. Noh, mis me seda edasi tegime siis? Järgmine hetk me olime siis juba Vahemere ääres. Ja järgmine hetk meil oli juba villad broneeritud. Ja järgmine hetk sellele me juba filmisime kõike seda reklaami ülesse. Ja ütleme, sõbrad, see koht, siis kus me olime, no kuidas sa Andrei siis kirjeldaksid? Ei no selles suhtes nagu... See on rets. Võib-olla räägiks nagu, kuidas need villade valimine käis ka siis, no see oli siuke päris pulga, lähme sinna. Mingisugune, me olime 4 Aga Andrei, sa ei saa öelda, mis inimtüüpidega me kokku puutsime selle pärast, et siis saavad kõik aru, kus me olime. No ma arvan, targem inimene juba tegelikult saab aru, kus me olime. No võib-olla, no jah. Okay. No ühesõnaga, see selleks. Siis me jõudsime sinna. Tuleme Eesti numbrimärgiga autost tuleme välja, mingi 4 väikest mähkerit, vaata, mingi pusad seljas, mingi dressid seljas, vaata, siis mingi tere, me tahame villasid, vaata. Põhimõtteliselt vaadatakse, et kuule, et sõbrad, et teil nagu ei ole rahagi alustuseks. Ei no ma ei usugi, et meid väga tõsiselt võeti või? Ei, kindlasti mitte. Ma olen nagu suht nagu kindel sellest, sa ise võtaksid või? Ei. No jah, nagu, aga siis kui nagu me läksime samal päeval, vaata, samal õhtul läksime nende mähkarite kontorisse veel, istusime seal mingi 3-4 tundi. Ma arvan, et siis nad juba said aru, et okei. Ei no selles suhtes me ikka käisime, no me saime nende real estate agentidega kokku. Siis nad olid mingi, et okei, käime siin läbi, käime seal läbi, käime kolmandas. Lõpuks me käisime esimene päev, me käisime mingi 5-6 kohta läbi või? Või mingi siuke, mingi väga, noh, nii. Ikka palju, nagu jah, palju oli. Aga noh, see villade valimine oli nagu nii lahe asi, et näos me oleme 4 kutti lihtsalt käivad real estate selle agentite järgi. Vaatame neid villasid, käime sees, me oleme mingi, Andrei mingi, ei, not good at all. Lähme minema. Next one, please. See ei ole kodune. Next one, please. Siin ei ole piisavalt ruumi filmiseks. Ei, aga reaalselt. Ja siis oligi, meil oli tegelikult päris mitu varianti, mis siis nagu, oleks võinud võtta, seal oli üks villa oli mingi täiesti mingi ebareaalne, nagu suur ala ja siis mingi sul läks nagu mingi ala, põhimõtteliselt mere äärde läks, sa jalutasid seal, sul oli veel mingisugused mingi grillimisplace'id ja mingi chill place'id ja no täiesti unreal, aga see oli vist nagu natuke liiga suur, on ju. No ütleme, selles mõttes, et liiga suur on. Oota, selles mõttes, seal oli üks probleem oli seal naabrid hästi lähedal ja teiseks, Andrei, võib isegi täiesti julgelt väita, et selle villa 3 nädala rent oli kallim, kui ma arvan siin mõne Eesti varasema reality, mitme reality eelarve kokku. Mitme reality kokku, jah. Sest et see oli nasty prof. Ei no ühesõnaga, siis tegelikult siis me lõppude lõpuks see, mis te videos nägite, on ju. Ja kui sa jällegi Spotify's või Apple podcastis kuulad, siis jällegi soovitan ikkagi sulle YouTube'i tulla. Siin me saame raha ka teenida. kõik need, see villareklaam kõik läheb meie siis YouTube'i kanalitele ka. Kõik seal, ma arvan, te kindlasti näete seda. Need on näinud juba, ma arvan. Ilmselt nüüd juba on. Aga ühesõnaga lõpuks see villa, mis me valisime, seda te nägite videos ka ja siis see oli kuidagi, tegelikult selle peale me sattusime nagu suht kogemata, sest seal oli täpselt selles areas oli nagu suht
suht sarnased majad, nad olid sama ehitusega, vaata. Siis me käisime ühes ära, käisime teises ära, mõtlesime, et viitsi enam nagu minna. Lähme vaatame midagi muud või uue sellise sisustusega ja kõige selle muuga. Ja siis lõpuks me olime läksime suvalt mingi kuskil suht mäe kõige kõrgemal, kus põhimõtteliselt saab olla. Läksime sinna, läksime korraks sisse vaatama. Kurat, fuck it, päris kenake ju tegelikult. Ja mis kõige tähtsam, ta oli nagu teistest eraldatud. Vaata, nagu sul on ikkagi, seal on nagu seda maju on ümber, aga nagu tollel majal just ei ole veel. See on nagu kõikidele teistele nagu villadele nagu vaade peale ja otse nagu nii-öelda merele siis. Et, no mis seal lõpuks jäigi see villa valikusse, aga no mis selle villa siis eriliseks teeb? Mis selle teeb? No, kui sa läksid sinna sisse, mis su esimene mõte oli? Nagu, sa saad aru, minu jaoks, kui ma vaatasin seda villat, kui ma sinna sisse läksin, no alustuseks, kõik asjad selle villa juures on head. Seal pole nagu mitte ühtegi miinust hetkel veel, mida ma nagu tähele paneks. Seal on nagu fucking infinity pool. Seal on magamistoad sellised, et sul on mullivannid magamistoas. Kas saad aru või? See oli esimene sinu jaoks, see uks, mida ma avasin, see on juba massiivne, kas saad aru, et nagu ma lihtsalt vaatan, kus kohas ma olen. See ei ole nagu okei. Ei no, selles suhtes vaata, see klipist oli ka näha, see infinity pool'i, see on nagu, see on ikka OP, no ei ole mitte midagi öelda. Tõesti, väga. Ja see, et magamistoas on fucking jacuzzi, no. 2 magamistoas on jacuzzi. Meil on 3 korrust, 6 või 7 tuba, sul on alumine korrus ka mingi suur elutuba ja köök, on ju. Aga lihtsalt see, et sul on 2 magamistoas fucking jacuzzi, no Jesus Christ, no. See ei ole okei. See nagu ei ole okei villa. Saad aru, et... Ei no, ühesõnaga... Reaalselt, kes sinna ei fucking ennast registreeri, see nagu missib enda nii palju. Ma läheks juba selle jacuzzi pärast sinna, saad aru? Aga ei põhimõtteliselt küll. Päriselt, no. Aga sõbrad, kogu see asi, mis nagu saama hakkab, see on ikkagi nagu suhte ja siuke mängusaade. Suhte mängusaade. Veits kombineerime, jah. Nagu me oleme mingeid asju mõelnud. Andrei, ma võib-olla spoilin ühe asja. Nii. Võib-olla. Mis sa spoilid? Selles mõttes, et tahan rääkida sellest date'ist, vaata, mida me näiteks ühele paarile plaanime. See on liiga palju juba või? Nagu lihtsalt, ma pean seda vist ütlema. Võib-olla ei teeme selle, et teeme vihjed lihtsalt. Teeme vihjed, me oleme sealt stories, üks see, helikopter. Ja siis teine on see, kus me oleme storiesid teinud seal. Ja väga palju, see oli väga ilus story. Jaa, oli küll. Lihtsalt selles suhtes, ilus koht on see. See on lihtsalt fucking ma ei mõistnud, võib-olla paljud ei saanud aru, et helikopter. Mis see on? Mis see tähendab? Mis see küll tähendab? Rongiga kuskile. Kas mind saadetakse rongi peale või? Ei tea. Ei, see on nagu sõbrad ja see villa on OP. See on see piir, kus sa isegi ise hakkad nagu mõtlema, et kurat võiks ise ka osa võtta. Aga see reaalselt, kui ei korraldaks seda asja ise. Võib-olla isegi mõtleks, no. Siis reaalselt. Nagu meie eesmärk ju Andrei oli alguses peale see, et see asi, mida me teeme. Ja, et miks me selle tegime siis lõpuks? Ja, et reaalselt anda inimestele nagu väga hea võimalus enda kuskilt alustada. Vaata. Mitte, et sa saad endale mingisuguse sita maitsega kuulsuse, vaid sa saad endale nagu väga, väga hea nii-öelda siis iseloomuga kuulsuse. Ei no ongi vaata, et selles suhtes, kui nagu veits nagu reality maastikku vaadata üldse nagu, mis Eestis olnud on. No tegelikult on reality'd tehtud ju väga pikalt juba. Me oleme isegi vaatanud siin oma kanalil, ma olen vaatanud ja vaatasin mingi aastast 2000 midagi vaata, väga algustes on. Ja selles suhtes ikkagi, meil on väga, väga pika aega tehtud. Ja see ongi see, et see on siuke veits väga hetkeline. Võib-olla see kuulsus on ju. No muidugi tegelikult see oleneb lõpuks inimestest ka, et näiteks kui me praegu vaatame kõik need baari, need ja see on ja need on kadunud veits on ju. Mingil määral veel mingid rannamaja vennad ja midagi kuskilt vahepeal tuleb on ju. Et nad on ikkagi suutnud midagi endalt selle natuke elatist teenida vaata. Aga vaata see ongi see, et nagu, et kas see oli nagu kvaliteet või?
mis nagu see saade ise oli, vaata. Täpselt. Ja ma ei ütle midagi, ma selles mõttes ma ei ütle midagi halvasti, vaata selle nagu üldse kellegi pihta või kõik need, kes nad saated tegid või mis iganes, sest et need saated tegid minu põhimõtteliselt ikkagist ka nagu nii-öelda võib-olla karjääri siis on ju, vaata. Tänu nendele saated mina reageerisin ja vaatasin ja siis nüüd sealt sai nagu, ma sain oma boost'i ka, vaata. Aga nüüd on aeg lihtsalt nagu veits step up'ida, noh. Sest ei saa, vaata, ma ei taha, ma ei tea, kuidas sul oli, kui ma rääkisin näiteks sõpradele, et me teeks nagu reality ja siuke asi on ja siis mingid, et Eesti reality, ei tea, et cringe on, vaata, nagu veits nagu väga toores ja väga lamp ja ma ei viitsiks elu sees, vaata. Et nagu see on see nagu, kuidas ma ütlen siis see... Need on need märksõnad põhimõtteliselt, mida Eesti reality kuidas nagu ise, kuidas sa oled seda nagu enda jaoks võtnud, on ju. Et see on pask, et ma elu sees ei läheks, sest ta on nii sita maitsega, nii sita maiguga on see kogu see asi, on ju. Ja nüüd, vabandust, et ühesõnaga just vastupidi nagu Inglismaal ja USA-s on sul ikkagi see, et sa tahad sinna Too Hot to Handle'isse minna, sa tahad sinna Love Islandile minna. No ükskõik mis muu saade on, nagu sa tahad minna, sest saad aru, see on lihtsalt, see on kvaliteetne, see on nagu kuskil välismaal, sa saad puhata, sa saad sitaks koini, sa saad rõvedat feimi, on ju, et see on nagu see vahe ja see ongi see, miks me vist pigem tahaksime seda teha, et veits push ida seda levelit, on ju. Et ei ole see, et sa teed kuskil kuradi Viimsis baas kuradi täiesti jokkis peaga mingi Kalvikalladega kuradi. Kalvikalla on bännitud meie saatest, ma lihtsalt ütlen teile. Türukud, kui nagu te mõtlete, et Kalvikalle tuleb sinna. Ei, nagu see on eos, ma juba ütlen kohe ära. Kalvikalla on fucking cancelled, ta on bänd. Ei, nagu päriselt. Ja Andrei, siinkohal võib-olla olekski väga mõistlik öelda inimestele, et sellepärast on hetkel plaanis ka 3 vooru castinguid, et valida kõige sobivamad kandidaadid. Ja ma ei ütle, et siinkohal, et mingid inimesed on nagu koledad või midagi sellist. Lihtsalt meie eesmärk on leida inimesed, kes sobituksid antud konteksti. Ehk siis meie reality saatesse kõige paremini. Vaata, tegelikult on selles mõttes see perspektiiv ka, et eestlased on sellised veits nagu tagasihoidlikud ja kõik see. Tegelikult ei ole ju. Tegelikult me isegi teame juba siukseid fucking mähkareid vendi. Nagu kes on nagu nii kreisid, et nagu, et kuidas see võim, kust üldse tekib see perspektiiv, et üldse eestlased on nii rahulikud, vaata. See nagu, see ongi vaata meie nagu castingu eesmärk. Nii et kui sa reaalselt oled, kui sa nagu tunned, et sa oled siuke veits inimene, kes saab nagu sellist crazy'd asju teha, siis kindlasti me ootame sinna. No cap. Ja me ootame. Kui sa oled siuke nagu veits temperamentne ka, et sa tahad ennast kuidagi kehtestada, kui sa tahad ennast kuidagi nagu reaalselt, kui keegi tuleb sulle midagi ütlema, siis sa ei jää talle vastust võlguna. Ei nagu... Sa oled siuke inimene, kellel on seda nagu seda spice'i, saad aru? Siis me otsime sind, tule siia. Lõppude lõpuks on see, et nagu, et egas me tegelikult ei tea ju, kuidas see lõpuks nagu läheb. Sest me ka suht astume nagu samm teadmatusse, mis on jällegist äge ja mille poolt ma olen alati. Ja samamoodi, vaata, me oleme omavahel ka väga paljud asjad üle arutlenud ja spekuleerinud siin. Et on skeptilisemaid inimesi, on siukseid positiivsemaid inimesi, kes võib-olla arvavad, et läheb võib-olla nii ja läheb veel paremini, bla, bla. Ja siis ongi siuke hetk, kus reaalselt me reaalselt ei tea, mis saab. Me ei oska arvata ka, vaata. Just ma mõtlen hetkel nagu kandidaatide osas. Kandidaatide osas on ka. Et kas kandideerib 15 000 inimest või kandideerib 1000 inimest näiteks. Või 10 000. Või 10 000 või 8 000. Me võime arvata. No ta tõesti ei tea selles suhtes, et eks me omalt poolt teeme ka nagu kõike, aga see täna, et me sellest räägime, see on nagu no shit, see on promo, vaata. Aga Andrei, lihtsalt ma ütlen sulle seda, et kui siia ei tule inimesi 30 tonni järgi sellesse villasse, siis ma nagu ei tea, mida nad kõik tegid näiteks eelmisel sügisel välja tulnud realitis. Et mul ei jõua lihtsalt kohale see. Kusjuures tegelikult on lihtsalt näiteks selle videoga ka, et enne seda, kui me vaata veits rääkisime, see oli siuke, et okei, lahe idee, ma ei tea, veits sus, veits cringe, veits see. Mis asi täpsemalt praegu? Nagu, et see meie idee, vaata, nagu reality. Okay, nii. Et ei tea, kas on mõtet teha, suht palju kulutusi, kõike seda, aga saad aru, nüüd on see nagu, kui me juba sinna läksime, sinna reisile, siis oli okei, vist nagu midagi edeneb, okei. Tegime video ära ja nüüd on video valmis ka, kõik on mingi,
fucking äge noh. saad aru, aga noh, isegi meie sõbrad on mõned, kes võib-olla nagu veits kahtlesid võib-olla natuke. mis on nagu täiesti õigustatud. mida sa võid veel edasi teha ka, sest et see asi ei ole fucking valmis, see on nagu alles nagu tulemas on ju. Et selles suhtes. Aga nähes seda videot, nad on mingi kuradi väga luks villa, et päris OP noh. Siis sõbrad, te ise näete ka videost, et see nagu, see on lihtsalt top villa selles linnas. Aga võib-olla sellest linnast üldisemalt ka natukene rääkida, see on siuke nagu meie see villa, osalejate villa siis asub siukse mäe kõikidest teistest nagu kõrgemal eraldatud. See on siuke väike linn, aga seal on nagu räme lahe elu, seal on sadamad, seal on rannad, seal on nagu kõik. On siuke avastamata ka veits. Tegelikult on avastamata pärl, tegelikult on. Veits on. Nagu, kas sa teadsid, et siuke linnis? Ei teadnud, ma ka ei teadnud. Ja eestlaste jaoks see on nagu, nii palju kui me teada saime, siis see on põhikoht brittidele ja väga väiksel määral ka võib-olla venelastele. Ja siis kui sina sinna lähed, protsent tõuseb. Nüüd on aeg sinna eestlased ka tuua. Muidugi. Ja ma arvan, et seda kohta hakatakse nagu ikkagi väga armastama, sest et ta on lahe. Aga kuidas ma lihtsalt tuli meelde see seik, kuidas me selle villa nagu siis allkirjastasime ka. Saad aru, lihtsalt me läksime sinna, me olime ikka tundide viisi, me istusime seal ja me arutasime neid lepinguid on ju. Ja siis mingi hetk oli see, et nad tegid parandusi seal, mis iganes on ju. Ja saad aru, ma seal reisil olles ma taas avastasin sifkade võlu. Me vist panime, ma isegi tea, mitu pakki me sifkasid me ära sõime seal tripi jooksul. Kas sa saate aru, et meil oli see real estate agent kaasas ja nagu seal põhimõtteliselt vendal ei nägi välja nagu Hasbulla. Üks oli Hasbulla. Meesterahvas oli mingi meeter 45 pikk, ta oli mingi 35-6 aastane mees. Nagu tal oli jalanumber reaalselt, ma pakun mingi 34, ma arvan. Mina olen 172. Ma ei ole kõige pikem inimene. Andrei oli big boy. Ja ma olin big boy, ta oli kuskil siia maailma. Ja siuke real estate agent oli, ta on siuke nagu assistent. Ja Andrei sõi sivkasi seal nagu, vaatasime villasid, Andrei sõi sivkasi seal. Rahulikult vaatan. Ilus vaadata. Siis Mähkar tuleb kõrvale talle, et kuule, please, give me some. Paneb peo ette mulle niimoodi. Ma mingi, näita mulle ka vaata. Okei, võtan taskust talle, panen lihtsalt siia talle. Aga lihtsalt seal, kui me selles koha peal olime, vaata, kui me sainisime. See lihtsalt see naljaks moment lihtsalt, et me neljaks istume nagu diivanitel, on ju. Sivkad on ees. Need mähkerid seal tegelevad lepingutega, nii-öelda selles mõttes parandavad, on ju. Ja siis me oleme lihtsalt, nosime vaata need, siis me mingid, siis me vaatame üksteise otsa, et sõbrad, vaadake, millega me tegeleme praegu. Me ostame mingid me ostame nagu villat, on ju. Ja siis nosime lihtsalt sifkasid sinna. Kuidas sa peaksid meid nagu tõsiselt võtma? Mis elu see on? Sööd sifkasid ja ostad villat. Reaalselt. Aga võib-olla see ka veel, et vaata, kes siin võib-olla video on juba osadel meelest ära, võib-olla peaks korraks veel panema selle vahe peale. Aga sellest, mis me siis videos ütlesime mõlemad? Sa mõtled need tingimused? Jaa, et näiteks ongi see, et kõik inimesed, kes siis välja valitakse, kõik osalejad, nad ei pea nagu 3 nädalat mitte midagi maksma. Nad lennutatakse tasuta siis sellesse riiki. Võib-olla ma ütleks, et kui sul passi ei ole, võib-olla sa passi eest maksma. Võib-olla sa ei pea passi eest ka maksma. Tegelikult võib-olla, jah, võib-olla. Selle maksame kinni. Et lennutame kohale tasuta, lennutame tagasi ka tasuta, ära sellepärast muretse. Nagu kõik, meil on söögid. Lennutame tagasi ka. Lennutame sinna, aga tagasi vaata ise, kuidas saad. Tee contenti, tagasi tule ise, kuidas saad. Meil on nagu koha peal isegi on välja mõeldud. Catering? Erakokka, catering. Catering. See või isegi ise süüa tegema. Ja sulle tuleks ja tehakse söök ära. Kõik 3 nädalat. See on näiteks üks asi, mida võib-olla välja tuua. Meil oli planeeritud ju kõik massöörid vajadusel. Kui vaja on, me võime kõike ja pluss tulevad veel lisakülalised. Võib-olla lisaesinejad. Workshopid. Workshopid, kõik asjad. See on liiga aus. Seda ma tahaks ise võtta. See on liiga aus.
nagu. ja lihtsalt ja ongi noh, villat me juba kirjeldasime, Infinity Pool, mingi väga OP-d vaated. sul on päike loojub täpselt sinna, nagu kui te sealt videost nägite, päike loojub täpselt mäe taha sinna, no iga päev fucking OP-d sunset'id. ja võib-olla saad helikopteriga neid sunsette vaatama minna. kas või võib-olla midagi muud veel, vaata. no näiteks. et noh, ja lihtsalt tuletan meelde, jacuzziga magamistuba, noh. selles suhtes. nagu tegelikult, mis sa mõtled, nagu mis fucking toimub? Yeah. See nagu tegelikult, see on unreal, jah. Ja siis me ongi, võid leida endale selle väikse võib-olla armastuse sealt. Täiesti vabalt lõbutseda ka. Pluss veel, ma lihtsalt tuletan meelde väike side note, mis meil seal on, väike siuke lisaboonus. Võitjal on siis 30 000 eurot, mida mina võib-olla ma ei tea, kas oleks olnud kuskil reality saates Eestis. Ma ei usu. Sest et armastuse malev oli kümpa nüüd. Kas saad aru, et see on umbes, kui eelmises osas rääkis, mulle meeldib Eesti kroon, siis see peab 500 000. Oota, arvutame. Katt. Oota, vaatame. Äkki võitja mingi tahab, et me maksame talle bitcoinides. Ta võib seda ka teha. Meil pole probleemi lihtsalt. Aga 460 000 krooni. Ja sellega jah, 30 tonni on see põhirõhk võib-olla, kui sa mõtled, et okei, reality ja kõik see, aga 30 tonni, no. See on see summa, vaata, kus me oleme veits nagu huijarid, on ju. See võiks see summa olla veits, et isegi suhtes naised või mehed hakkaks mõtlema, et kurat, et peaks vist päriselt sinna minema, noh. Mul on kodus nagu, mul on sinuga tore, aga poisid pakuvad mulle praegu 30 000, et mis teha? Äkki sa oled 3 nädalat ilma minuta ja siis vaatame peale seda saadet, et mis meid edasi saab. Kallis, teeme väikse pausi või? No 3 nädalat tahad minna või? 3 nädalat. Aga tule ka. No, me oleme suhtes ju. Aga teeme pausi, siis me ei ole. No teeme. Käime saates ära ja siis lähme tagasi kokku. Siis on raha ka olemas. 30 000, Andrei, sellest saab juba tegelikult ju nagu rahulikult. 30 tonni on päris korralik juba. Sellest on nagu, sa saad mingi korterile väga korraliku sissemakse. Yeah. No see on juba midagi, noh. See ei ole see, et noh, 10 tonni armastusmalev andis. Miinus maksud. Ja veel pooleks. Ja vaata, mis juhtus. Sandra ei saanud isegi Pafkale töörahasid ära makstud. Ei saanud endale uut iPhone'i. Ja mõtle, sõbrad, me peame nagu selliste asjadega tegeletakse. Ja me oleme mingi fucking aus. Let's go. Reklaami paus. Investor Andrei, investor Robin on tagasi. Tere, Andrei. Tere, investor Robin. Tere, investor Andrei. Kuidas coiniga läheb? Ei saa öelda, et kõige halvemini nüüd. Kas pärast seda korda, kui Nelli käis, on ikkagi natuke paremaks läinud? On roheline või kõik? On liikunud natukene ikkagi tõusvas suunas. Stonks siis järelikult, jah? Krüpto hetkel. Stonks mitte nii väga. Sest portfelli miinus nii-öelda väärtus on suurem kui hetkel portfelli reaalne väärtus. Ehk siis tegelikult on päris halb. Siis on halvasti ju. Jaa, hea ei ole. Aga ei ole hullu, selles mõttes me ei müü, Andrei, me holdime. Jaa, no ühesõnaga, sõbrad, järgmine nädal teil tegelikult oli ju päris palju küsimusi, Nellile ka juba. Järgmine nädal tuleb siis Nelli uuesti ja siis me näitame teile päriselt, kui te saaksite osta. Teeme oma kasvukonto, sest sa ju ei saanud hakkama sellega eelmine korda, vaata. Ei saanud jah, ma tahtsin lihtsalt teada, kuidas see käib. Nii et me reaalselt näitame teile ette siis, kuidas see kõik see asi käib, kuidas mingit stonksi osta, kasvukontod. Ja muidugi, kui teil on veel küsimusi Nellile, meile, siis me oleme investorid, obviously. Sellepärast, et te väga palju kirjutasite meile Instagrami DM-ides, me isegi ei ole jõudnud kõikidele vastata, aga need küsimused on meil kirjas ja neid saame ka Nellilt küsida. Ja kui teil on veel neid küsimusi, siis küsige julgelt. Me vastame, Nelli vastab ja juba järgmine nädal siis temaga näeme ja kohtume. Jätame äkki selle nagu põhivastamise Nellile ikkagi või? Sest ärme nagu igaks juhuks. Me praegu nagu lihtsalt näitame, et me oleme nagu targad nagu. Rämedalt asja liigub. Rämedalt liigub.
ujume coinis lihtsalt, saad aru või? aga väga tore. Ootame teie kõiki küsimusi. Aga võib-olla rääkida sellest, et kuidas, kui sealt videost vaadata, siis on muidugi ilus päike ja ilusad vaated ja kõik tundub soojana. Sõbrad, seal oli 2 kraadi väljas. Aga see on loomulik, et seal praegusel hetkel on 2 kraadi. Suvel on seal 35. Jah. Yeah. Nii et päris korralik. Nagu võib-olla on veits palavne. Aga sul on Infinity Pool, kus sa saad jahutada. See on omas. Aga seal tõesti meil oli ikkagi päris jahe oli filmida, olgem ausad. Ei no väga jahe oli no. Ja... Nagu Šurik käis meiega kaasas ja siis. Muidugi see on Šuriku poolt siis filmitud ja monteeritud kõik. Šurik, väike Šurik. Ja sõnaga Šurik käis meil filmi ja siis oli ka, et me paneme valmis seal on ja siis on räme külm, sul nagu käed on juba veits nagu punased ja nina on punane vaata ja siis on mingi, ja Šurik on mingi no davai, sõbrad, et küll soen, väga soen, päike paistab, let's go. Mingi davai, Šurik, ole fucking vait, vaatane. Et davai, nüüd filmime, siis tuleb sealt nurga tagant välja. Tere, kui sa mõtled, mida ma siin villas teen? Uuesti, nii fucking külm ei saa teha. Ei, reaalselt oli väga külm. Me mõtlesime eelmine päev, et äkki viipaks passusse ka ja teeme contenti mõttes. Ma isegi, mul oleks raha peale makstud, ma oleks sinna passusse hüpanud. No, me eelnev õhtu siis, kui oli juba jah, põhimõtteliselt kõik asjad kokku lepitud real estate agentiga ja selle firmaga, siis me nagu tähistasime natukene. Ja siis ma tegime seal natuke napsu ka ja siis ma olin piisavalt juba täis, et ütlesin, kuule, ma võin kindlalt basseini minna. Filmime mingi kaadri, panen päikseprillid ette ja soen kui üle pea ja Lebona. Ja Lebot basseinis. Hommikul olin seal basseini ääres, mõtlesin, kui ma nagu sinna basseini peaks minema, fucking suren ära. Ei, nagu seda aur tuli suust välja, kui sa rääkisid seda turu. Jaa, tuli. Nagu nii külm oli. Aga lihtsalt sõbrad, suvel, seal on kohe läheb soojaks. Selles mõttes, et kohe varsti hakkab hooaeg pihta. Et see on talv on igal pool maailmas. Siis on võib-olla see, et isegi kurat natuke liiga palav on, vaata see moment võib tekkida. Jah, et kuule, et sorry, et mul on liiga soe. Siis fucking mine basseini. Ole vait ja mine Infinity Poolin. Võtta, kui sa ütleks, et ole vait ja mine ära, sa ei ütle seda, sa ütled lihtsalt, sõbrake, mine fucking Infinity Poolin. See on siuke võimalus. Nii et mine Infinity Poolin. Võt, mis meil veel oli? Oli filmimisega veel midagi või? Ma lihtsalt nagu ei saa hetkel ikka veel hooma ära, et see asi reaalselt läheb käiku. Aga see ongi vaata... Ega sa kunagi ei hoomagi ära vaata, et mida sa actually teed. No. Ega näiteks selle podcastiga ka nagu, see oli nagu, ka oli mingi korraks toodi välja idee ja kõik see, ja siis meil oli, davai, teeme. Ega lõpuks, ja nüüd panime siukse asja valmis, on ju. Ja me mõtle, see podcasti. Ja nüüd me oleme siin ja me räägime, siis nagu, see tundub nagu, ebarealistlik veits. Ja nüüd on sama asi nagu selle villaga ka, nagu ma 2020, kui ma neid reageerimisvideotega alustasin, siis on mis arvad, ma oleks kuradi arvanud, et 2 aasta pärast täpselt või pooleteise aasta pärast ma oleks teeks iseenda või hakkaksin iseenda realitit tegema. Näesti tegelikult. No väga haige tegelikult. Väga haige, jah, on küll. Et vahepeal on hea tegelikult nagu just korraks nagu sealt nii-öelda tulevikust ära tuled, me mõtleme edasi, et mis siis nagu toimuma hakkab. Et tuled korraks tagasi siia selles momenti, kus mõtled, et kurat, et päris haige tegelikult ikka nagu mõelda, et kuidas asjad edasi liikunud. Saad aru? Jah, olen nõus. See on päris haige. Mul oli mingi hea asi, mida ma tahtsin öelda. Täpselt ütlesid midagi, ma läks meelest ära. See oli, aga ühesõnaga, meil on siin tegelikult teine teema Eesti Laulane, mille juurde me kohe ka jõuame, aga tegelikult oligi see, et Andrei, millest me kindlalt kinni peame, mida me inimestele lubame, on see, et me teeme väga kvaliteetset asja ja me ei taha absoluutselt, et kuskilt otsast langeks ja me tahame, et inimesed, kes kõik registreerivad, kes väga tahavad sinna saada, me ei taha teile sükest negatiivset tuntust. See on nagu see, et sa tuled sinna, sa teed mingit contenti, sa oled sinna ise, sa leiad endale armastust, sa lihtsalt oled. Aga see, kui tahad, kuidas üles filmitakse, lihtsalt referentsiks kvaliteedi suhtes. Mine vaata Love Islandit, mine vaata Too Hot to Handle'it. Nagu see kaamera kvaliteet, need anglid, kõik need, see on see, mille poole me lähme. Mitte sisu poole pealt,
võib-olla selles mõttes, et reality'ga on ka see, et ikkagi suht paljud on ikkagi suht sammu auku, et nagu ei ole midagi teha, see ongi fucking reality mõte, vaata. Et sul ongi, sul on nagu suht palju käib ikkagi tunnete ümber ja armastuse ümber ja kuidas seal, mis iganes seal on ju. Et kõik see käib selle ümber, aga lihtsalt ongi, et me tahame nagu, et see oleks selline asi, mida sa mõtled, et fuck, et oleks pidanud osa võtma, oleks pidanud selle ankeedi ära täitma, oleks pidanud siia castingule tulla, oleks pidanud lihtsalt sellest osa võtma, saad aru. Ja et järgmine aasta ka oleks see nagu, et tavai, et kui järgmine aasta see nüüd tuleb, mis loodetavasti tuleb, saad aru? Ma saan aru, hästi saan aru. et siis inimene on nagu tavai, et ma see aasta ei saanud, ma ei täitnud ära, ma ei julgenud, mis iganes. Ta näeb seda, ta mingi tavai, ma tulen järgmine aasta ka. Lihtsalt fucking ära maga maha enda võimalust. Sest see võib olla nagu see võimalus, mida võib-olla enam ei tule. Yeah. Ja kui see asi nagu õnnestub, mis ta suure tõenäosusega võiks õnnestuda, siis see on fucking legendaarne ja sa tahad olla selles esimeses hooajas. Ja lihtsalt mul mõte tekkis selle peale, et kui vaata, suht paljud, ma mäletan kas või selle poissmeeste õhtuga oli, või selle poissmeeste peoga oli see, et ma tean, inimesed läksid sinna ja siis oli mulle öeldi, et inimesed nagu läksid võib-olla mitte isegi sellepärast, et seal mingisugust, seal poissmeeste õhtul olega, et minu kanalil saaks mingi reageeringu, et kas neile puid panna või veits preisida, et nad saavad aru, et sealt on nagu see, et tuleb veel rohkem seda, kui nad lihtsalt vaatavad inimesed vaatavad telekast, on ju. Aga vaata, asi on selles, et me paneme puid, mis iganes siin, kui me reageerime, et kui me seda saadet nüüd praegu teeme, nagu me oleme suht samas paadis tegelikult, kui kõik need osalejad ise. Ehk siis, kui saade läheb perse, siis me oleme ise ka perses nagu. Jah, nii ongi, jah. Saad aru? Jaa, ma saan aru, eks. Et meil on ka nagu see, nii et ärge muretsege, et kui nagu nüüd oleme meie teiega nagu samas paadis, See ei lähe perse, see ei lähe perse, aga lihtsalt ma räägin, et kui keegi kardab, et et nüüd Sevakin ja Valting on mingi, et me hakkavad puid panema meile ja seda ja mis iganes, mis on nagu millegi pärast reaalsus, et inimesed, mingid tüübid nagu mingi kardavad sükest asja, mis on nagu veider mu jaoks. Aga ühesõnaga, nüüd on nagu see, et kui sa nagu kardad seda, siis sa ära karda, siis me oleme reaalselt sinuga nagu on the same boat. Nagu, kui see meie enda saade on nagu lappes, selles mõttes ta võib positiivses mõttes lappes olla, mul oleks midagi selle vastu. Aga mõtlen, et kui see nagu failib, kui seal on midagi täiesti katastroof, kõik on perses, siis me oleme samamoodi perses, et ärge muretsege. Küll me siis endale ka puid paneme ja teile ka muidugi. Ma olen nõus suga, aga ma lihtsalt ütlen sulle, Andrei, kindlasti kõik läheb fucking hästi. Ei, reaalselt. Sõbrad, veel kord siis www.tulevillasse.ee. Me juba näitasime teile, kuidas ankeet ära täita. Väga lihtne oli. Väga lihtne. Liiga lihtne. Tuisi. Selle ankeedi pealt me teeme veits sellise ülevaate. Saame natuke teada, vaatame teie kontod üle. Eks meil tuleb inimesi veel, me ei ole ainukesed, kes castingus muidugi on. Ja, sorteerime Kalvikalled välja. Kalvikalle, kas kuidagi mingit koodi ei saa sisse panna, et Kalvikalle lihtsalt IP aadressil nagu ei tohi registreerimisi tulla. Tuleb see ette, et vabandage härra, te olete sellest saidilt, te olete keelatud. Kalvikalle, Kevin Kadakas. Victoria Martinson. Sorry, aga see ei ole nagu see koht. Ei, tegelikult see oli nali. Kas oli? Ei tea. Jätame selle vaatajate otsustada. Ühesõnaga www.tulevillasse.ee ja täitke ära ja võib-olla äkki teil jopam. Nagu ma ütlesin, meil tuleb siin kolm vooru castingud. Me ei ole siin üksi, seal on kahekesi. Et meil on ikkagist inimesi ja ma tõesti, ma lihtsalt ma lihtsalt mõtlen jälle see, et vaata, me oleme nagu asju nagu kõiki asju nagu naljaga teinud. Selles suhtes nagu naljaga, et me kogu see content on ju kõik see nagu, see on selline huumor, see on see, et ja võib-olla ongi, et inimesed mõtlevad, et äkki see on mingi joke, äkki see on mingi nali, äkki see on mingi lihtsalt nagu mingi siuke, või nüüd sõbrad, me oleme full in selles nagu. Full in. See fucking ei ole nali enam nagu. Nagu see ei ole nali. See oli fucking 8 kuud tagasi tundus nali, aga see enam ei ole nali, jah. See ei ole nali. Nagu see oli nali siis, kui ma ütlesin, et see oleks päris äge nimi, vaata. See oleks hea reality saate jaoks. Hea nali, let's go. aga nüüd nagu see on nagu reaalsus, eks kui me nagu
kui nagu see reaalselt ka jällegi slappe läheb, siis nagu meil lihtsalt need vastustused, mis meil juba on, need on juba lappes. Ehk siis sõbrad, ma lihtsalt jällegist ütlen, et see ei ole mingi nali, see ei ole, ma tahan lihtsalt seda rõhutada. See on nagu full on tõsine teema. Me saame aru, kui te mõistate või kui te mõtlete niimoodi, et Eestis ei ole võimalik teha realiseid niimoodi, et me lennutame teid kõiki osalejaid Vahemere äärde. Me mõistame seda. See fucking on võimalik. See on võimalik ja me teeme seda selles mõttes, et see tundub naljakasena. Mis asja, et 30 000, okei. Tasuta lennukipiletid, kõik edasi-tagasi, tasuta söögid, tasuta villa. Magamistuba jacuzziga. Wow, bro! See nagu kõik tundub mingi, kuule poisid, et te räägite nagu lahedat juttu. Kõik nagu justkui tundub usutav, aga see ei ole tõsi, vaata, see ei ole päris. Nagu me kinnitame veel, see on päris. See on päris. See toimub. Lõpetuseks tuleb öelda no cap. No cap. See fucking on päris. Ja kas selles mõttes, Andrei, tegelikult ka filmimise periood on selge. Lihtsalt kirjutasime selle, et sellel suvel kõik inimesed juuni siis, mis see siis oli? Juuni-juuli, aga veel. Täpselt kuupäevad ja. Aga lihtsalt selle casting osas ka, et me selle esimese valiku pealt, eks me saadame teile meilid, teavitused, kas said edasi, mitte. Siis me kutsume ilmselt, ma ei tea, kas siin võib-olla teha, mis iganes, et me siis käime läbi päris, ma arvan, et see casting tuleb väga raske. Väga raske. Selles suhtes. Ühesõnaga, siis me juba võib-olla küsime teilt mingid selliseid küsimusi, milline inimene on kõik see, vaata. Sealt saame veel nagu välja noppida mingid inimesed. Siis jõuame lõpuvalikuni. Ja. Kas me ütleme ka ära palju meil, ei ütle palju meil valikus, palju veel siis lõpuks kohale tuleb või? Ärme praegu ütle. Ega no selles mõttes inimesed, kes realityt vaatavad, et nad ei eeldada, palju seal võib olla. Sest me teate infot veits villa kohta ka, nii et selles mõttes sa võid ise arutada, palju seal võib mahtuda. Ja, kui seal on 6 tuba, siis noh. No siis võib-olla enam-vähem saate aru. Enam-vähem mingisse auku. Aga ühesõnaga jällegi sõbrad, tulevillasse.ee. See ei ole muidugi lõplik see... nimest. Me mõtleme siin, et mis muidugi. Me tegelikult tahaks ju... Me oleme mõelnud, vaata, et mis see nimi võiks olla. Meil mingid mõtted on, on ju. Aga meil tegelikult, ütleme nii, et meil on mingid variandi enda jaoks ju kirja pannud, enda pundiga arutanud, mis võiks väga-väga hästi sobida, aga no... Aga lihtsalt asi ongi selles, et kuna me oleme ise nagu lihtsalt tänu teile kasvanud ja kõik asjad, mis meil on nagu teie pärast, on ju. Kes te kuulate, kes te vaatate. Aga lihtsalt asi ongi selles, et nüüd, kui me nüüd teeme sellist asja, siis me tahaks teid ka kaasata. Ehk siis, kui sul on mingi selline väike idee, arvestades seda informatsiooni, mis sa tead, on ju, villad ja kõik Vahemeri ja kõik see, on ju. Siis kui sul tekib mingi selline hea mõte, hea idee, pane meil kommentaaridesse kirja. Võib-olla isegi saame sealt, ma olen suht kindel, et saab mingisuguse hea asja. Meil on fucking nii palju geniaalseid vaatajaid. Ei, reaalselt. Aga see ongi see, nagu Andrei, need inimesed, kes meid kuulavad, kes meid vaatavad iganädalaselt, igapäevaselt, nad saavad üheks osaks sellest villast, mida me just seal näitasime, sellest saatest. Ja need inimesed vaatavad seda saadet nagu 100%. Ehk siis... See ongi see, et kui sa nagu seod juba ära selle, kui sa nagu sa oled, et tavai, et ma aitasin kas või sellega või muidugi üks asi veel, et te võite ju kirjutada alati ideid ka, et nagu mis võib-olla oleks äge just, sa vaatad mingi realityt, sa mõtled, et see võiks olla nii, see võiks olla naa. Seda võiks paremini teha. Kirjutage need ideed ka, sest me võtame kõike kuulda. Sest me tahakski, et see oleks rohkem ikkagi nagu, et meie kõigi tehtud. See on väga aus mõte, see on nagu väga hea mõte. Ja see on nagu reaalselt, kui teil nagu viitsite ja teil juba, me oleme siin mingi võib-olla peaaegu tund aega rääkinud, et siis kui sa oled juba nii kaugele jõudnud, siis võib-olla võtta see aeg, et kirjutada mingi kommentaaridesse ka mingi feedback või mingi idee. Jaa, aga te võite täiesti vabalt kirjutada mõlemale meile Instagrami ka, et selles mõttes ei pea, kui sa ei taha avalikult kirjutada. See on aus. Et kirjuta Instagrami, ükskõik kuhu mujal, et meili peale kas või, kui sa ei taha avalikult vaata nagu ennast siis eksponeerida seal või ideed kirjutada, siis kirjuta otse DM-idesse. Ehk siis me tahaks nagu teilt ka nagu sellist veits siis abi, on ju. Jaa, sest nad on Andrei, see läheb alguse, selle sünni juures kuni lõpuks selleni. Kui sa sünni juures oled ikka olemas, siis sa ikka tahad lõpuni olla. Sa tahad ikka lõpuni olla. Sa oled kuni selle hetkeni, kuni tuleb viimane episood välja ja see viimane episood on vaadata, sa oled lihtsalt mingi wow.
Need fucking vennad tajuvad seda. Ühesõnaga jah, sõbrad, tulevillasse.ee. Ega seal muud midagi ei ole. Räägime korraks muidugi veel natukene Eesti Laulust ka. Räägime asjast, ma väga suurt ei tea midagi. Eesti Laul! Jälle! Andrei, tea mida ma tean? Tea mis on või? No. Ma olengi olustaks vetsus ära. Siuke põis, ma sulen maha. Aitäh. Sõbrad, ma räägin teile Eesti Laulust. No Eesti Laul on tulemas, nagu te teate. Neljapäeval on siis esimene poolfinaal. Ja ma päriselt praegu ütlen, et nagu ma olen väga väsinud. Kui võib-olla olete aru saanud, võib-olla. Ma olen väga väsinud, sest et lihtsalt praegu on ikka päris kiire selles suhtes. Nagu kõik proovid, kõik mingid lavaasjad, sa pead kõik need asjad paika panema. Et selles suhtes järgmised 2 nädalat, kui veel peaks finaali ka saama. Bro, nagu ma ei tea kas ma nagu läbi elangi seda. No. Aga selles suhtes Eesti Laul jah, neljapäeval me siis Paiakesega, minu kalli Paiakesega esineme. Mul läheb 4. aasta juba ja ma olen päris väsinud juba tegelikult, ma tunnistan. Võiks ikkagi olla niimoodi, et Robin Flashisest, aitäh talle. Et võiks ikkagi võiks juba ära võita ja retire'ida. Sõbrad, kui ma võidan kunagi selle saate, siis ma retire'in. Te kuulsite siin praegu. Kui sa Villa võidad või? Ei. Kui ma Eesti Laulu võidan, siis ma retire'in. No, Andrei, tegelikult... Ma ei viitsi enam. Ma ei viitsi. Okei. No, aga... Ma teen kõiki neid asju une pealt. Aga kihlveokontorid, Andrei, on sind pannud tegelikult väga kõrgele. Koguni 2. või 3. Ehk siis väga suur variant on see, et sa reaalselt võid seda võita. Et reaalne võimalus on võita selles suhtes. Ja... Aga vaata... Kas sa tead uhke tunne selleks, kui sa võidaksid? Ei no, muidugi oleks see. Päris OP. Aga tegelikult, vaata siinkohal tegelikult tahaks rõhutada seda, et Eesti muusika 2 spetsialisti, Sydney Tomson ja siis Marianne Ubaleht, kes on absoluutselt Eesti muusika kriitikud, ütlesid, et fucking hell, ei jaksa kuulata sinu muusikat enam. Kas ma võin klapid ära võtta? Et võtta klapid ära, et ei jaksa kuulata, et kui üks mees ütleb ikkagi 32 korda räägi, mis nüüd saab, siis laul on ikka trash. Aga sõbra, vähemalt sa tead sõnu juba. Ja ma arvan, et ka kõik teised teavad. Kas sa tead ükskõik, mis teise Eesti Laulu loo sõnu või? No võt. Fucking, ma ei valeta ja ma reaalselt ei tea. No võt, laula mulle üks Eesti Laulu lugu praegu. Little girl. Ei, tegelikult ma tõesti ei tea, selles mõttes ma nagu päriselt räägin, et kui ma kuulen ära midagi, siis ma ikka tunnen ära, ma arvan. Aga mul peas ei ole küll ühtegi. Ja no ühesõnaga ekspertite arvamustel... Sul pole mõtet kohalegi minna. Mis nüüd saab ma perses laule? Jaa, sul pole vaja kohalegi minna tegelikult. Ma ei peaks... Yeah. Sest Marianne Ubaleht on rääkinud. Sorry, bruv. Ma võtan kuulda. Ühesõnaga, saame näha, kas Andrei jõuab finaali või jõua. Ei, me teeme livestreami ka nagu ikka. See eelmine kord oli päris pull. Aitäh sulle. Ma panen sinu tööle reis. Aitäh sulle. Siin tuleb jälle mingi 4-tunnine õhtu rahulikult. Aga mis tore, vaatame Eesti Laulu. Aga vaata, ei tea, kas nagu muidu meil on siin mingi sellised aftekad olnud ja eelmine aasta oli kurikuulus koroonaorgana. See aasta tegelikult on see, et kurat, päris perses on praegu ikkagi selle situatsiooniga. Kas sa nagu saad aru, et meil nagu pandi riik mingi aeg kinni, kui meil oli mingi 200 nakatunud? Meil siis, kui koroonaorgia oli, siis oli 1000 inimest umbes ja siis ma olin kuradi Eesti vihatuim mees. No. See on aus. Ja praegu, Andrei, on 7 tonni päevas. Kas sa saad aru? Päevas 7000 nakatunud. See ei ole. See on päris nästi, no. See ei ole, okei. Ja ma imest, ja et see üritus ise ka nagu veel toimub, see nagu üldse hea. Kas seal on mingi eriluba või? Või kuidas seal? See on, kuna seal publikut ei ole, eks siis ma arvan, see võib toimuda, aga vaata see nagu sul ikkagi 7000 inimest on fucking haiged, siis on nagu see, et no päris, mis see variant on, et seal keegi võib haige olla? Ma tegelikult teadnud seda isegi, et see nagu ei ole publikule. Ma arvasin, et ka publikule seast nagu lubatud. Finaalis on, jah. Okay. Aga poolfinaalis ka olid piletid, aga nüüd enam ei ole.
ühesõnaga ei tule sinna keegi kohale. Aga no kui sellise reidiga edasi läheb, siis noh, ei tea. Ja no finaali cancelled ei ole, lihtsalt asi on selles, ma ise, ma arvan, olen nüüd veits nagu selline natuke rohkem paranoiline. Aga Andrei, räägi ma ei viitsi jälle nagu ma ei viitsi kas ei lähikontaktne olla, ei ise haige olla. Räägi korra seda, nagu vaatajad tahavad Andreiga teada, mõtlevad, et okei, sa teed Eesti laulu, kõik on fafa, kõik on tore, saad edasi. Aga nagu räägi reaalselt, nagu mis nagu reaalne töö seal taga, sa oled mingi, millal see poolfinaal oli esimene? See veerandfinaal, vaata, kus edasi said. Novembris. Nii, selleks on meil jaanuari lõpp, kohe veebruari algusena. Nagu mida sa selle aja jooksul teinud oled? Et nagu reaalselt laulda hästi, et kõik nagu toimiks, kõik oleks super. No... Sest rahvast tahab teada, kas sa nagu reaalselt teed tööd ka selle nimel või? Ei. Aga räägi, mis sa teed, ma tean, et sa teed. Ei, tegelikult on see, et lihtsalt seal, no võtad laulutunde ja sul on vaja mingisugused koreo asju teha ja siis sul on vaja mingi lava show asjad paika panna. See ongi see, et lihtsalt kogu see show nagu pool oleks paigas, no. See on nagu tähtis, no. Laulmistunnid läheb hästi või? Ma ei tea, Itaka nõus, no. Õpetab hästi. Ikka, no. Ma loodan, no. Ise tunned arengut ka või? Midagi ikka, aga vaata, ma ei ole laulja, vaata, no nagu laulu hääl on, aga no, ega sa ei saa expected, et ma laulan nagu mingi Ott Lepland. Mis on hea tegelikult, sest et siis on see, et sa lähed selle nagu selle, kui ma laulma lähen, on see, et no Andrei on, ta ei ole laulja, vaata, et ehk siis nagu ma ei ootagi temalt midagi head. Ehk siis, kui mul läheb perse, siis ei, pole midagi hullu, see on fair. Aga kui läheb väga hästi, see nagu, vapsee. Ehk siis minul on see nagu, saad aru, see range on palju suurem. Aga see on väga hea. Mõtlegi mingi Ott Lepland laulab seal, kaurib seal seda lugu seal on ju. Hästi tal on perses käigud, seal mingi ülikõrged noodid ja mingi see. Ja kui temal läheb seal midagi untsu on ja siis on juba see, et bro, nagu Ott, sa võiks nagu laulda osata. No selles suhtes on ju. Kui mina midagi mööda panen, see nagu, see on Andrei. See tegelikult nagu väga aus. Nagu sul on niisugune võimalus võtta, jah. Aga ei, sõbrad, selles mõttes, et Andrei on nagu kõvasti vaeva näinud, ta, ma ei tea, mitu korda nädalas sa käisid laulmistrennis vahepeal 2. Ei oleneme, 3. Mõtleme, kus on seda laulmistrenniks? No cap, isegi sõbra, ma ütlen sulle, et sina, ma arvan isegi Itaka, ma oleks sinuga laulma. Arvad, jah? Ma arvan küll, jah. Fucking, me ei ütle seda teile, aga ma lähen mingi aeg laulma siis. Ja siis, kui on aasta aega tehtud, siis ma tulen laulan teile kunagi midagi. Aga ühesõnaga jah, ma neljapäeval siis on poolfinaal, me oleme 3. Ma ilmselt tean numbrid ka, 900, 7003. 900? 7003. See oli veerandis ka või? No ja kõik on iga aasta 4 aastat järjest sama, võib-olla isegi 5, 6, 7, 8, ma ei tea mitu. 900, 7003. Jah. 900, 7003. Meil on... Meil läheb livestream ka huugama, nii et kindlasti olge meiega livestreami all. Ma tahaks nagu võib-olla siinkohal mainida seda, et kui me nagu livestreami teeme, teeme nagu päev enne seekord nagu selle kõik selle setupi valmis. Ja see on aus. Ma fucking ei viitsi enam nagu... Ja see oli päris näesti. 4 minutit enne livestreami algust hakata ütlema, et kuule, et paneks äkki valmis asjad või? Mingi ühendame mingid juhtmeid, vaata, et kas meil üldse internet on või? Andrei on mingi, kuule, et kus see seda streami käivitada saab, et ma ei oska, et kuule, vaata kähku Google'ist, ei saa niimoodi vaata. Ei saa, ei teeme paremini, nüüd on meil nagu actually setup valmis ka. Ja no reaalselt ma arvan. Kas me kutsume kellegi külla ka või? Või ma pean üksi rääkima? Ma ei tea, nüüd sa pead vähemalt seda tegema, et kui sul on nagu, kui sul minu laul tuleb või kellegi laul, kes on näiteks mingi labeli all, sõbrake, ma ütlen sulle kohe ära, sa pead volüümi maha keerama, no. Ei ole midagi teha, no. Copyright kohe. Ei ole midagi teha, eelmine kord täpselt samamoodi, kusjuures ma imestan, et see nagu niimoodi juhtus. Sest minul oli näiteks, meie streamis oli nii, et sa lasid minu lugu enne seda minu esitust, siis oli see esinemine, siis oli veel need recap'id, lõpus lasid veel mingi 3 korda. Ja sõru, me lõpetasime streami, panime nagu selle viimase selle loo käima, enda loo, ja panime lihtsalt lõpetuseks loo käima, ja siis põhimõtteliselt, kui see viimane mingi see ref oli, YouTube võttis copyrighti pealt maha, nagu blokki see minu lugu nagu siis, see oli nagu mingisuguste rämedates, mingi süsteemide all, see tuvastab kohe ära, tõmbab kohe video maha. Väga oli hea, aga Andrei, kui me inimesi kaasame siin, et mõelda sellele meie uuele realityle nimi välja ja kui sa tahad ennast registreerida, siis www.tulevillasse.ee, aga
see on esimene asi, kus me nagu tahaks neid kaasata, kui me nüüd kaasame inimesi veel, siis äkki inimesed ütlevad meile ka seda, et keda nad tahavad live streamis näha. Ja siis me kutsume. Saaks aus, jah? Saaks väga aus. Kusjuures ma mõtlen, et äkki tegelikult peaks tegema mingisuguse kuidas ma nüüd ütlen siis? Mille? Väikse PR standi ka või? Ei no sellest eelmine kord ma tegin lihtsalt selle, see on nagu otseselt nagu mingisugune mitte midagi erilist, aga tegin neid Eesti laulule siis. Jaa, tegid, aga kui sa nüüd edasi peaks saama. Tõmban mingisugune, mul on mingi Ander see särk, vaata. Tõmban tulevillasse.ee aga see on mingi ERR, vaata, see on nagu susveid, seal vist on nagu ma ei tea. Reklaam on otseselt keelatud, jah. Vist jah, võib-olla on karm. Aga see, mida sina kannad, see on tegelikult suht suve, ei või? Jaa, vist. Aga nad ilmselt kohe võtavad selle kaadri, mis sul on. Tõmbad ära, kõik tulevillas.ee. Mingi vend seal režiiruumis vajutab juba numbel. Saadke minema see vaakiliselt lava pealt reaalselt. Peaks kuidagi selle Eesti laulu selle striimi või mis iganes nad teevad selle ära häkkima kuidagi, siis paneme lihtsalt oma klipi jooksma. Mingi mis on 300,000 inimest vaatavad. Iga kord on tulevillasse.ee. Ei aus. Aga ühesõnaga jah, teeme live streami. Andke võib-olla äkki teil on jällegist mingisugune idee, mida ma võiksin Eesti laulu ära pullida. Aga siis võib-olla see on juba Insta direct, et siis äkki Eesti laul loeb neid kommentaare. Paneks särgi peale Get Direct, Sydney ja Marianne Uvaleht. Võtke veel, kui edasi siis kui edasi on, aga kui edasi saa? Siis I take the elder. See on ka aus, see on ka päris naljakas. Ma võtan kaotuse vastu. Kui minu peale kaamera tuleb ja kui ma edasi saa, siis ma olen lihtsalt mingi. Sorry sõbrad, sorry kaaselajad. Juhtus nii. Aga kui sa saad edasi, siis võtke välja. No ühesõnaga sõbrad, ma arvan, siinkohal võime lõpetada. Nüüd, kui sa ei ole veel selle ajaks sul isegi seda tulevillasse.ee linki avanud, siis ma ei tea, ma ei tea, mis siin veel nagu peaks nagu motiveerima. Meil on fucking raha pakkuda, meil on villa. Ilusad inimesed, meil on kõik päike, suvi, ookean, kõik on olemas. Ookeani päris ei ole. No peaaegu. Kõik asjad on olemas. Fucking tulge kohale. Registreerige ennast seal ära. Ja tulge castingule, kui me teid kutsume. Ja see läheb rõvedalt huugama. No täpselt nii. Paneme ühe korra veel klipi peale lõpetuseks. Vaatame selle klipi korra veel läbi. Ei ole midagi teha. Ei ole mitte midagi teha, Andrei, reaalselt. Ei olegi mitte midagi teha. Lihtsalt vaadake uuesti, palun, sõbrad. No Andrei, alustuseks. Vaata seda vaadet, palun. No see on 0,000 sekund. Bro. Ja sul on selline vaade ees. Palun, kui sa oled Spotify's, tule pane see YouTube huugama. Mis asi see on? Vaata seda. See on nagu... See on Infinity Pool. Ma kukun alla. Saad aru või? See on väga haige. Sul on... Vaata, mulle meeldivad need nagu asjad. Sa saad mõnusalt kurameerida. Yeah. siia kohta. Tarvikson hüppas sinna. Seal oli nii külm, Tarvikson hüppas sinna sisse. Mõtlesin, et savi, et ma veits korra tšekin, mis seal toimub. Hüppas sinna sisse. Vähenes jala välja. Ja pikali maa. Hüppeks läks. Aga paneme peale, sõbrad, vaadake see videot, nautige ja www.tulevillasse.ee saate registreerida Eesti kõige fucking eksklusiivsemasse realitisse. Tulge kohale ja vaatame videot. Aitäh! No sa mõtled, mis ma küll siin villas teen? Ei tea. Kuula nüüd hoolega, sest see informatsioon muudab Eesti reality saadete maastikku ja ka sinu elu täielikult. Wow. Hetkel minu seladega näed sa Vahemäe äärselt luksuslikku villad. Ei ole nii. 300 just sinule kui kõikidele Mulle! Päris ilus villa ju. Kõik osalejad, kes välja valitakse, lennutame Vahemäe äärde. Tasuta või? Elavad ja puhkavad siin villas 3 nädalat täiesti tasuta. Ongi tasuta? Võimalike hüvedega, mida sa iial võiksid ette. Kõik hüved. Sa oled valmis osa võtma Eesti helikopter või? et lennutama elu reisile, et täiega lõbutseda või koguni leida. Ma olen valaline. Siis valik. Oled või? Ma olen ka. Kas ma võin seal armastust leida või? Võid küll. Sa võid pulliga teha. Mis ta räägib nüüd? Võitjale välja pandud auhinnaraha, milleks on Auhinnaraha?
30 tonni! Meie Bro! oleme valmis ja usume, et peale selle klipi vaatamist oled ka sina. Registreerimise ankeedile jääb meie sotsiaalmeedia kanalitest, saada meile oma osalemise soov ja kohtumiseni väikesaal. See oli tulevillasse.ee või? www.tulevillasse.ee. Vaata neid kaadreid. Nasty profile. Sõbrad, nüüd te teate, tulevillasse.ee on üks asi. Ole fucking kohal. Eesti Laul ka, ole kohal. Eesti Laul, hääletage Andrei ja Grete poolt, nad saaks finaali. Reaalselt. See on, tähendab Andrei jaoks ja Grete jaoks väga palju. Ka meie 2022 on to the moon lihtsalt. See peab olema to the moon. Reaalselt, sõbrad. Ühesõnaga, kuulake meid Spotify's, vaadake YouTube'is, kuulake ka Apple Podcastis, me oleme seal ka igal pool. Toetage meie Patreoni, kõik lingid descriptionis. Ja ma arvan, siinkohal võime lõpetada. Ja juba, ma arvan, järgmisel nädalal vaatame esimesed nii-öelda siis registreerijad üle. Ja, oi, järgmine nädal on väga mull. Väga lahe. Davai. Ja, sõbrad. Olge tublid. Olge tublid. Paka. Ciao, ciao.